Minu roll 100 loo juures on kirjutada kontsert ja esitada seda ka ühe siis oma orkestri liikmena. Et see heliteos, mis valmib, on seotud 100 inimesega ja nende ideedega ja inspiratsiooniga, mis ma olen saanud läbi nende inimeste, mis ma olen saanud nende inimestega kohtudes. Et see, mis paneb aluse sellele, mida me hakkame kontserdil kuulma, on minu jaoks midagi täiesti uut. Nende inimeste mõtted ja lood ise kujundavad seda kontserti. Praegu ma saangi aru, et ma tahan panna sinna muusikasse sarnase sellise avanemise kogemuse. Samamoodi nagu nendel kohtumistel. Ma näen seda inimest, ma juba natuke tean tema lugu, ma olen lugenud seda paberilt, ma olen näinud tema pilti. Ja siis ma kohtun temaga, ma näen teda ja üsna lühikese aja jooksul, võib-olla minutite või tunni jooksul see lugu avaneb ja muutub täiesti peaaegu tundmatuseni. Et ma tahan seda sama nagu teha muusikas, seda sama kogemust edasi anda. Sellel kontserdil siis esitab minu muusikat 10-liikmeline orkester, aga samal ajal on ka need 100 inimest, kellega me oleme käinud kohtumas ja kes on Kaupo portreeraamatus. Need inimesed ise otseselt selles teoses ei osale, nad ei tekita muusikat või nad ei mängi ühtegi pilli või nad ei tee ühtegi heli, aga nad on ikkagi osa sellest tervikust, et see saab olema väga põnev panna need inimesed kui tervik ja siis see muusika, mis on tegelikult sündinud nende inimestega koostöös mingis mõttes, panna need tervikuna toimima.